Ettemõte. Roonemaa ja Kotka idupodcast. Henrik Roonemaa ja Taavi Kotka räägivad igal kolmapäeval sellest, kuidas Eesti 1000 korda suuremaks teha. Ettemõte. Tere kõigile Ettemõtte kuulajatele, Taavi Kotka, Henrik Roonemaa on mikrofonide ees ja meil pakkuda välja järjekordne külaline idufirma maailmast. Viimased nädalad ei ole Eesti idufirmadele olnud just kerged. Oleme siin lugenud tegevuse lõpetamisest ja ühe puhul ja saneerimisest teise puhul ja ärme nendest planetitest ja nendest üldse ärme hakka meelde tuletama, aga pigem käib selline, pigem rappimine. Aga meie tänane külaline on sellise fondi nagu 2C Ventures kaasasutaja Martin Koppel. Tere Martin. Tere. Tere Taavi. Ciao. Kas sa peame küsima, kas sina oled juba 2C Venturesi fondi oma raha üle kandnud? Ei ole, väga ei ole. Jah, et pärast saadet saadame teile. Polegi seda raha enam siin pärast nende kõiki neid saneerimisi ja läbikukkumisi. Et ei nali, et iseenesest jah, Martin, et kas sa ei ole tähele pannud, et näed siin startupile praegu järjest allamäge ja sina tõstad uut fondi või juba tõstsid ära, et päris rumal aeg või mis? Okei, ma natuke teen nalja. Ja siin on kaks teemat, et ajalooliselt räägitakse seda, et mis meil on ju toimunud on startupide valuationid on ka siin viimase paari aastaga allapoole tulnud just ka selle tõttu, et meil on vahepeal me unustasime ära, et sellised asjad on nagu baasintressid. Ja see tundus täiesti normaalne asi ja siis ühtehki selgus, et see oli võib-olla anomaalia. Ja siis sellega finantsmaailmas asjad muutusid ja rahal tekkis hind juurde ja sellega siis startupide valuationid tulid alla, aga ajalooliselt ongi siis statistiliselt on näha olnud, et sel hetkel, kui valuationid tulevad alla ja enam eriti julgete investeerida, siis see on nagu kõige parem hetk startupidesse investeerida, sest see nagu deal on kõige parem, aga see on kõige kehvem hetk fondi raha kaasata või uut fondi luua. Aga me otsustasime, et mis seal ikka, elu ei saagi lihtne olla ja peaks sel hetkel siis uue fondi looma ja siin me nüüd oleme. Meil oli siin, kas see oli ülemine saade, Taavi, kus meil käis see nali läbi, et kui sa oled ühe või isegi mitu exitit ära teinud ja siis nagu ei oska midagi teha ja võib-olla proovid ja läheb nagu aia taha ka, et siis sa hakkad investoriks, teed fondi, et seda võib nagu alati teha. Ma ei mäleta, kellega see oli, aga see ei, selles mõttes statistiliselt, kui me vaatame kõiki suuremaid Eesti exiteid, siis kõik nende exiti tegijad on lõpetanud sellega, et nad teevad või on öelda co-founderid uue fondi loomisel. Ma praegu lasen peast läbi, põhimõtteliselt kõikide suuremate puhul ma olen näinud, et alates GrabCAD-idest ja Skype'idest lõpetades siin viimaste aastate omadega, et kõik nad lõpetavad kuskil fondides, kas co-founderite või LP-dena kindlasti, aga et kõigil on selline track record. Martin, sul on päris mitu edukat exitit selja taga. Mul endal on üks. Aga see oli suur. See oli arvestatav. Jah, Fortumost räägime siis, eks ole. Fortumo asutamise juures sa olid ja lõpuks, kas kui Fortumo exit oli, kas sel ajal olid sa veel Fortumo tegevjuht ka? Ja asutajatest olin ma siis ainsana lippu hoidmas, aga jah, meil tegelikult toimus suurem verevahetus kuskil 4-5 aastat enne seda exitit ja nagu suurem muudatus võiks öelda ka nagu semi-pivot ettevõttes, kus me võtsime hoopis teise suuna, miks me ka lõpuks sinna jõudsime, kus me jõudsime. Okei, aga mõtlengi, et mis siis ikkagi toimub selle startup founderi peas, kes otsustab, et tehtud nüüd seda tarkvara küll ja startupi, et ma hakkan parem investeerima, et võiks ju küsida, et mine vedele paalil ja tunne elust rõõmu, et miks üks selline ja selle asemel, et teha veel mõni startup otsast peale, et miks need startupperid jõuavad tagasi sinna nagu fondi manageride rolli juurde? Ma arvan, eks igalühel on oma lugu aga ma arvan, et päris paljude puhul see toimub ka järk-järguliselt tegelikult. Esiteks, üks asi on see, et kui raha tuleb lihtsalt, siis ta läheb lihtsalt, kui raha tuleb raskelt,
siis ta noh läheb ka raskelt tavaliselt, mis siis tähendab seda, et kui sa noh minu puhul nagu 14 aastat, mis oli tol hetkel üle kolmandiku mu elust ühte asja nagu teinud. Ja siis see ei ole see koht, kus sa tahaksid seda raha nagu laiaks lüüa, siis see mõtlemine on, et kuhu seda raha investeerida. Noh ja siis ma arvan, siis see nagu ühine tee on see, et siis kõigepealt hakatakse inglina investeerima. Noh, sest on tekkinud ka selline siuke vale võib-olla enesekindlus, et kõik, mida ma puudun, on kuld. Et see üks asi, mida ma puutusin selleks kullaks, et ju siis lähevad, ma olen väga tark, et ju siis lähevad ülejäänud ka. Täpselt nii ja see on siis loogika, mõtteloogika on umbes selline, et teised investeerivad ka kehvadesse startupidesse, aga mina ju tean, ma olen seda asja teinud, et mina investeerin ainult edukatesse startupidesse. Nii, aga kui aeg läheb natuke mööda, siis hakkab nagu teooria praktikale järgi jõudma, et tegelikult on selline asi nagu portfelli teooria varajase faasi või riskiinvesteeringute puhul ja ta eksisteerib sel põhimõttel, sest nii on, et enamik nendest investeeringutest läheb metsa ja ühesõnaga siis mina jõudsin ja ma arvan päris paljud jõuavad sinna, et pigem on mõistlik neid investeeringuid teha nagu fondi vormis, kui siis teha nagu üksikuid ja vähe, sest see portfelli teooria hakkab ikkagi tööle siuke 20+ investeeringuga. Ja sul on nagu tiimina või mingi fookusena palju mõistlikum ja lihtsam teha targemaid otsuseid, kui üksi siis raha pilduda. Ja ma arvan, et see on nagu päris palju selline ja üks teine pool on veel, mis kindlasti ka teistel founderitel nagu millega nad resoneeruvad on see, et kui muidu teed oma ettevõtet, siis on nagu üks teema, aga kui tegeleda mitme ettevõttega või investeerida, siis ongi nagu tunne, et nagu vaheldust rohkem või ütleme niimoodi, et sellist igapäeva operational jama sul kaelas ei ole kogu aeg ja neid muresid, personalimuresid näiteks, aga siis saab tegeleda selliste põnevamate või väljakutsuvamate asjadega ja aidata foundereid, et ma arvan, et seal on nagu 200 poolt, et miks tihtilugu sinna jõutakse. Okei, mõnes mõttes minu elu, et mina, kes ma olen aktiivne angel investor, eks täpselt nagu sa Martin kirjeldasid, eks hakkasin 2011 aastast ostma loteriipileteid, isegi varem natukene, esimesed läksid ikka täitsa mööda, et ja mina ei ole tahtnud teha oma fondi sellepärast, et ühesõnaga vaata, kui sa oma rahaga riskid, siis ise süüdi on ju, et panid, investeerisid, läks mööda, kaotasid, oma raha ise mis teed on ju. Kui sa võtad teiste raha ka, siis tekib seal nagu ikkagi täiendav vastutuskoorem, eks on ju, et okei, jah, need, kes panevad raha, nad saavad nendest riskidest aru ja nii edasi on ju, aga kui me vaatame üldse investeerimisfondide statistikat ka, eriti need, kes investeerivad startupidesse, minu meelest see success rate ei ole üle 50%. Ehk siis ikkagi alla 50% on neid, kes suudavad oma raha tagasi tuua, rääkimata kasumist üldse on ju, et ikkagi see julguse küsimus ka või ütleme, kommenteeri natuke seda poolt, et kuidas sa tuled toime selle vastutustundega, mis sul on tänu sellele, et sa oled võtnud mujalt ka sisse nii-öelda ikkagi päris me ei räägi siin nagu mitte 10 000, me räägime siin ikkagi 10 miljonitest on ju. Ja ma arvan, see on väga hea küsimus ja hästi aus vastus on, et ta on nagu tegelikult natukene sarnane selline nagu startupi founderi eluga, et ikkagi nagu aeg-ajalt tuleb selline imposter syndrom tuleb sisse, et oma arust arvad, et sa tead, mis sa teed, aga vahepeal tekib natukene nagu hirm, et kui vaadata, mis summasid on vaja investeerida ja tegelikult peaks nagu oma LP-del ehk siis investoritel raha tagasi tooma, siis vahepeal tekib küll nagu siuke hirm, et kas me teeme õigeid asju. Aga siin on ka nagu, ma ütleks fondi puhul hästi oluline on selline mitmekesine või balanced tiim. Et nii nagu ühe eduka ettevõtte puhul on ja miks meie teeme seda,
Juicy Ventures investeerib siis ainult cleantech startup idesse, aga miks mina ka selles pundis nagu olen, on sellepärast, et meil on hästi erinevate taustadega inimesed, et meil on Herti Tammo, kes on startup Wiseguysi asutanud, meil on Taavi Veskimägi, kellel on nagu väga hea taust energias ja üleüldse nagu strateegilise juhtimise poole pealt ja meil on lisaks minule Hendrik Reimand, kes tuleb private equity'st ja varem oli siis Katana CFO, et mul on täna selles mõttes hea tunne, et meil on hea partnerite tiim, kus me igaüks täiendame ja see nagu natukene võtab maha ka seda hirmu, et ühtede nõrkused on teiste tugevused, mis ma siiralt usun, et see aitab meil teha paremaid otsuseid. Aga jah, statistika on statistika, nagu sa ütlesid ja meie üritame olla ikkagi nagu selle teise 50% sees. Ja, räägi natukene fondi, sa juba ütlesid, et see on natuke nagu startupi tegemine, eks ole, fondi tegemine ka. Räägi sellest protsessist natuke, et kas fondil on vaja äriideed? Kas sul on vaja piiritleda ära, eks, et võt meie investeerime ainult sinna või meil on mingi teistsugune protsess kui teistel või mingisugune competitive advantage öeldakse, eks ole, inglise keeles või mingisugune konkurentsieelis. Kas sa pead käima mööda linna leidma endale kaasasutajad, need partnerid, keda sa mainisid, kas sa pead nad nagu kuidagi ära rääkima ja et kuidas siis käib selle sinna fondi nagu päriselt raha kaasamine, eks see müügitöö, et sa pead Euroopas mingid uksed lahti lööma, et kas see on ikkagi sõbrad tuttavad või sa jalutad sisse kuhugi suurde panka, pensionifondi, ütled ma olen Martin Eestist, andke mulle 10 miljonit. Ja siin on hästi palju teemasid, et üldiselt, ma selle kommenteerin ära, et üldiselt selline täiesti suvaliselt kuhugi sisse minna ja öelda, et tere, ma olen Martin, andke mulle raha, et Euroopast, pea ilmvõimatu, lihtsalt mingit Euroopa ettevõttest. Eestis on see juba nagu tegelikult keeruline, et tere, ma olen Martin, ma olen siuke tore inimene, et ma tahaks teie raha investeerida. Et kui iganes hästi sa seda teed, et hästi keeruline, et see pigem tuleb läbi tutvuste, aga ma mõtlen, ma katsun kuidagi nagu räägi see oma mõtteprotsess nagu lahti võib-olla, see on kõige lihtsam, et miks te tegite sellise fondi nagu tegite, kuidas see juhtus? Et üldiselt startupide puhul ongi nii, et tavaliselt on kellelgi on mingi idee ja siis võib-olla leitakse mingi sõber, kellega on asju tehtud, võib-olla otsitakse ja kolmas variant on siis see, et tavaliselt see tuleb mingi läbi päris elu tegemiste, et me võime kõik siin rääkida, et ma võiks ka rääkida, et oli Martin ja oli Hendrik ja Erti ja siis meil oli vaja raha liigutada Londoni ja Eesti vahelt ja niimoodi sündis meil Wise on ju, et see on see üks hästi tüüpiline ja meil oli tegelikult selline lugu, et me tegelikult hakkasime koos investeerima või koos erinevaid investeeringuid vaatama, et me nagu natukene juba koopereerusime, et me tegime, Taavi samamoodi, et me siis tegime eraldiseisvalt ingli investeeringuid, aga kuidagi mingites kohtades me hakkasime jagama teatud diile omavahel ja siis arvamust avaldama, et mis sina sellest arvad ja nii edasi, et mitu pead ja eri arvamused, et kes teab kedagi mingist valdkonnast. Ja see oli nagu see koht ja siis mingitest hetkedest tuli, et nii-öelda need kombineeritud ingli tiketid ei olnud enam piisavalt suured, et siis me hakkasime tegema ka mingites kohtades nii-öelda sündikaate kokku panema, et me saaks selle suurema investeeringu ära teha ja meie oma rahast nagu ei piisanud ja sealt siis hästi loogiline samm oli see, et me jõudsime sinna, et selle asemel, et teha nagu neid sündikaate ja kogu seda asja nagu set-up'idega mõistlikum on teha siis seda fondi vormis ja teha siis nagu seda korrektset fondi. Kui nüüd rääkida sealt edasi, et kuidas seda strateegiat valida, et on erinevad strateegiad, kuidas me cleantech, miks me nagu võtsime selle fookus, et siin on päris mitu põhjust, on pragmaatilised, vähem pragmaatilised, minu nagu taust selles on see, et mina tegin exit'i 4 aastat tagasi ja see oli siis see hetk, kus kõik
startup'i valuatsioonid läksid ülesse mäge, 0 intress, tahaks nagu investeerida, aga noh, absoluutselt ei make'i sense'i, mis toimub. Et noh, mingi ettevõte, kellel on, noh, ma ei näe, kuidas see nagu unit economics nagu saaks positiivselt töötada. Mul on nagu hästi keeruline aru saada, kuidas seda asja on võimalik scale ida, tõstab, ma ei tea, käive on aastas 300,000, valuation 25 miljonit. Noh, ja siis mõtled, aga noh, kõik see toimis ja mina nagu tajusin seda, et ma tegelikult ei taha selle jooksuga kaasa minna, sest ma ei saa aru sellest, minu jaoks ei ole nagu loogiline, et mina olen lugenud koolis Tammsaaret, tee tööd, näe vaeva ja siis tulevad ka normaalsed startup'i valuation'id, on ju. Aga noh, niisama sa ei tule ja mina nagu otsustasin, et ma nagu sinna ei taha minna ja ma otsustasin, et ma hakkaks pigem investeerima väärtuspõhiselt. Ja teisest küljest, noh, kui me vaatasime siis koos neid diile ka, siis me jõudsime sinna kohta, et tegelikult noh, see oli too hetk, kui SaaS oli kuningas ja kõikidel Eesti ettevõtetel, mis tegid vähekenegi riistvara või tegid näiteks ka cleantech startup'e, neil oli hästi raske saada seda esimest rahastust Eestist, sest kõigi jaoks see tundus siuke keeruline, tasuvusaeg hästi pikk. Ja me nagu nägime, et see on üks koht nagu Baltikumi või ka nagu Põhjamaad, nii Soome pigem rohkem, Rootsi vähem, aga noh, siuke Baltikumi siuke nišš, mida me tahaks katta ja mina olen seda nagu öelnud, et me oleme Eesti või Baltikumi turu cleantech'i FC Flora. Ehk siis meie ülesanne on leida üles need noored talendid, aidata nad kasvatada teatud tasemele ja siis müüa neid on ju laenulepingu alusel kuhugi Norra või Saksamaale või mujale. Aga noh, nii-öelda nagu fondi loogikast, et meie eesmärk on leida need varajase faasi startup'id, kellel tegelikult on väga raske tõsta kuskilt Euroopa suurfondidelt oma esimest miljonit. Ma kunagi väga ammusest ajast, tuli see juttu, kuulates meelde, rääkisin ühe inimesega, kes esindas Eestis just rahvusvahelist tehnoloogiabrändi ja oli siis nagu maajuht ja siis Rootsist kästi teha sales plan, et noh, palju see müüd ja siis ta tegi mingi plaani, sellise noh, nagu sina rääkisid, sellise eestlasliku rahuliku plaani, et millest kõik said aru, et kust raha tuleb ja kust kasum tuleb. Saates selle Rootsi ja siis rootslased saatsid tagasi kommentaariga, this is a chicken plan, et noh, et way nagu liiga nõrk, liiga arg on ju, et pane minema. Ja ma tahaks natuke torgates küsida, et kas sellise suhtumisega, nagu sa räägid, et sellise eestlasliku suhtumisega, et ma pean aru saama, et see asi peab make ima sensi, numbrid peavad kokku tulema, ma pean nägema seda potentsiaalset tulevikku. Kas sellise suhtumisega saab teha nagu startup'i ja saab teha fondi, sest see teine pilt, mida meile avalikkusele ju tihtipeale esitletakse, on selline noh, kauboi lähenemine, eks ole. Et noh, kihutame sisse, hobustel tulistame igale poole, lärmame kõvasti ja noh, pärast vaatame, mis välja tuleb. Aga et kui need lained lähevad ja noh, kui kõigil on pidu, et siis sa oled nagu startup'i investorina oled loll, kui sa sellest osa ei võta, kui sa hakkad rääkima mingit juttu, et no ma ei tea, mulle ei tundu see ikka õige, et liiga suur pidu on. Et kui pidu, siis on kõigil pidu. Ja vaat selle peoga on nii, et majandus on tsükliline ja tegelikult väga õige küsimus, väga õige point. Nüüd küsimus ongi selles, et see on see mäng, mida lasteaedades mängitakse, et kus üks tool on vähem ja siis muusika käib ja siis kui muusika lõpeb, kõik peavad istuma. Ja startup'i investeeringud nagu sellises nagu majandustsüklis on täpselt selline mäng. Nüüd on küsimus, kas sinul veab ja sa oled seal tooli kohal ja sa saad istuma või keegi tõmbab tooli ära ja siis sa oled seal, oled pannud 20 miljonit planetisse ja ma ei tea, sinna tänna ja kolmandasse kohta ja siis on nagu kehvasti. Et ma ei ütle, et selle jooksuga ei pea kaasa minema, see kõik on nagu mõistuse piires, aga seda tuleb, noh, majandustsükleid tuleb arvesse võtta, on see, mida ma tahan öelda, et kui kullapalavikus minna ahneks, siis tavaliselt sa ikkagi seal kaotad, et kui sa ikkagi nagu riske diversifitseerid, siis nii ongi. Noh, teine näide, USA turud viimased paar aastat rallinud ülesse. Noh, võtame siin, noh, me võime, kas meile meeldib või mitte, aga Warren Buffettil või Berkshire Hathaway'l on täna nagu kõige suurem sularaha reserv. Miks? Sest turg on
kuigi on väga-väga suured kasvud, aga noh, nii-öelda on aru saada, et mingi hetk see peab tulema, aga jällegi noh, kui nagu laiemaks minna, siis seal on see koht, et need, kes kuulutavad maailma lõppu, et neil on kunagi ikka õigus. Küsimus on, et noh, mitme 100 või 1000 aasta pärast ja need, kes kuulutavad seda majanduskrahhi, neil on ka õigus. Aga nüüd on küsimus selles, et noh, kui ma siin 5 aastat tagasi ütlesin, et ma üldse ei investeeri, sest kohe-kohe tuleb maailma lõpp. Ja sa oled 5 aastat maha maganud vahepeal. Jah, et seda peab lihtsalt võtma nagu kaalutletud riskiga. Noh, ja rõhk on sõnal kaalutletud risk ja siis on küsimus, et aga mis see kaalutletud on, mul ei ole sellele head vastust, aga selle noh, kõige olulisem on see, et tuleb endale teadvustada, et sellistel hetkedel, kui kõik muutub nagu kullaks, siis tegelikult noh, see ei ole päris õige ja tasub nagu olla sellest teadlik. Lähme sisu juurde. Sa räägid cleantechist, et teeme hästi ruttu raadiokuulajale ära selle definitsiooni ka, et mis läheb cleantechi alla, et mis on cleantech ja mis ei ole cleantech? Jaa, noh cleantechi saab hästi laialt vaadata, meie vaatame ka võrdlemisi laialt, et me vaatame siis kõike majandusega seotud tegevusi, mis siis panustavad puhtasse majandusse, noh siin me räägime energiatõhususest, alternatiivsetest energiakandjatest, me räägime ringmajandusest, me räägime veepuhastusest, me räägime taaskasutatavatest materjalidest, alternatiivsetest nii-öelda toidu saamismeetoditest ja nii edasi, et me vaatame ikkagi cleantechi väga laialt. Aga kui me vaatame meie fondi seisukohalt, siis me tahame investeerida nii-öelda tehnilisse innovatsiooni, kus luuakse mingit väärtust ja me kindlasti ei taha investeerida sinna, mis on noh, kuidagi mõtteliselt siis puhta majanduse või süsinikneutraalsusega seotud. Et noh, kui ma siin peaks näiteid tooma, et noh, on ka üks ettevõte, mis kunagi ma vastasin, et noh, me investeerime ainult cleantechi, ehk siis ta vaidles vastu, et noh, nemad ongi cleantech, sest nad olid siis miniladude Airbnb ja loogika oli siis selles, et kuna nemad kasutavad olemasolevaid ladusid ja rendivad neid välja, siis ei ehitata uusi laohooneid ja sellega nad hoiavad kokku siis seda süsinikku või maailmas, et noh, meie jaoks noh, see ei ole päris see või siis ma ei tea, mingi masin, mis võtab 2 korda vähem elektrit, et see ei lähe ka nagu tehnilise innovatsiooni alla. Aga süsinikkrediit oma olemuselt, et noh, mõtleme näiteks Arbonicsi näite, et sa paned põllumaa asemele metsamaa ja müüd selle pealt olevat siis süsinikkrediiti, see on okei? Jah, see läheb ka sinna meie mandaadi alla. Okei, mis selles valdkonnas praegu kõige kuumem on, et need samad süsinikkrediidi teemad, et need olid kõva haip viimased 2 aastat järjest, ütleme niimoodi, et ma praegu vaatan, siis ma võin eksida, ma kellelegi liiga teha, aga Arbonics ja Agronomist on 2 tükki, kes praegu on nii-öelda tõmmanud pikema kõre sellest mängust nagu välja ja kasvavad ja arenevad. Ülejäänud noh, vist nii hästi ei ole läinud, on ju, et aga mis veel selles valdkonnas on see, mis nagu sul pole nagu silmad särama, mõtled, et noh, see on praegu lahe suund, et see meile meeldib. Ja, et noh, tegelikult Eestis sealt süsinikkrediidi puhul on Ecobase on ka päris edukas, et nad on nagu suhteliselt siuke radari alt. Aga noh, kui rääkida, mis toimub, noh, üldiselt Euroopas ja siis ka nagu Eesti suuna pealt, et noh, tegelikult ma räägin, noh, mis nagu trendi mõttes on ja siis võib-olla noh, mis nagu mulle või ka meile meeldib, et hästi palju loomulikult kõik, mis on seotud elektriautodega, et noh, üle maailma, noh, seal tegelikult viimased aastad USA ja Hiina on isegi rohkem investeerinud. Kõik on elektriautod, laadijad ja alternatiivsed akud, liitiumakud ja kogu siuke nagu akude tööstus, et see on nagu see koht, kuhu on nagu kõige rohkem, et mobility tervikuna on cleantechist. Siis on loomulikult meil Eestis praegu on Vool ja Grid ju? Jah. Aga noh, meil tegelikult Eestis, noh, see läheb natukene teise valdkonda, et see on siis igasuguse nagu elektri või energia, noh, mitte energiakandjad, aga energiatõhusus, et noh, selles valdkonnas meil on päris palju, et kõik, mis on seotud erineva nagu grid balancing'iga või siis
kodude energiatõhususega või selle automatiseerimisega, et selles osas on meil päris palju. Ja noh, see tuleneb siis ka natukene meie enda turust, aga ka noh Euroopa turust, kus me kõik oleme läinud siis flex hinna peale või noh, nii-öelda muutuva börsi hinna peale ja noh, me kõik teame siis, mis meil elektrihinnad siin viimased paar aastat on teinud ja mis pärast ja noh, see on pannud siis erinevaid inimesi leidma lahendusi, et kuidas siis seda nagu tõhusust teha. Noh, loomulikult vahepeal oli meil väga suur päikese energia tootmine ja sellega seotud, aga jah, enam Eestis on elektriga seotud ja on igasuguste materjalide ja energiatõhususe nii-öelda ehituse energiatõhususega seotud startup'e. Räägi sellest, meil vist palju energiatõhususe startup'e meil Henrik väga vaates pole käinud. Meil on käinud terve rivi vaata neid grid'i balansseerijaid erinevatel meetodil. Ma isegi võib-olla peaks tegema mingi ülevaate, et mis nendest saanud on, aga muidu jah, rohkem ei tule meelde. See on ka natukene evolutsiooniline, et väga paljud need grid'i balansseerijad alustasid või on, et nad on alustanud näiteks hoone energiatõhususega ja siis nad on lisanud uue nii-öelda ärisuuna või revenue stream'i, kus siis on ka see grid balancing tuleb sinna sisse, et see on nagu evolutsiooniliselt tulnud kaasa selle turu muutumise. Ei loogiline, kui sa suudad nagu boilerit juhtida, boiler on väga suur nagu aku, et sa võid sinna lülitad sisse, vaja on võrgust võtta energiat, sul on 50 000 boilerit, oled korralik elektrijaam juba või ütleme salvesti, mitte kui sul on vaja nii-öelda võrku balansseerida. Aga kes meil nagu ehitusmaterjalide tõhusamad tootjad on? Meil on siin võib-olla väga varajases faasis nii mõnedki on, et on ma ei tea, üks ettevõte on MyScene näiteks, mis siis hästi lihtsalt öeldes nakatab saepuru, hästi varajases faasis nakatab saepuru seenetüvega, millest siis tekib selline mass, mida siis saab kasutada soojustusmaterjalina, mis on siis nii-öelda siuke süsinik neutraalne, see seen ise on surnud seal, et ei ole seda, et sa paned seina ja siis sul seened hakkavad kasvama sealt seinast välja, et seda ei maksa karta, et see on pigem nagu enda peas, aga hästi palju nagu sellist asja. Soomes on erinevaid nii-öelda ettevõtteid, mis on nii-öelda puidupaneelid, mille sees on vaakum ja siis millega nad sensorite abil siis nii-öelda nagu manageerivad seda rõhku seal sees, mis ka tegelikult mis on siis nagu seob ka süsinikku, et hästi palju nagu Euroopa tasemel otsitakse ka just neid neutraalseid ehitusvahendeid just selleks, et tulevad erinevad regulatsioonid peale, mis nõuavad tsement ja tsemendi tootmine on üks kõige saastavamaid asju, ehk siis ma arvan, et järgmise 10-20 aasta puhul me näeme, kuidas enam nii-öelda betoonmajade ehitamine läheb väga kalliks, sest sinna tulevad mingid maksud peale, jällegi nii-öelda puitmajade tootmisele võib-olla tulevad mingid soodustused või siis lihtsalt nii-öelda maksustatakse seda betooni rohkem ja siis kõik materjalid, et kui täna nagu vaadatakse nende hoonete ehitamise juurde, et siis vaadatakse, et mis materjaliga soojustuses või mujal kasutada selleks, et siis seda süsiniku jalajälge vähendada. Aga siin on praegu nüüd on väga hea koht tõmmata üks jutt, et sul on tegelikult praegu tegemist topeltriskiga. Et ühelt poolt sul on, sa oled startup investor, mis tähendab seda, et sul on kõige nii-öelda suurema riskiga investeeringu klass üldse on ju, enamus läheb pekki ja nii edasi. Et sa oled juba ühe riski nagu võtnud ja nüüd sa võtad veel nagu sellise riski, et sa lähed nagu materjaliteadusesse, siis mingid näiteid tuues on ju 19. sajandi lõpus leiutati siuke materjal nagu asbest. Ja kuskil päris ruttu vähem kui 10 aastaga saadi aru, et see on inimestele mürgine. Ehk siis, et see on täiesti mõttetu materjal, seda ei tohiks toota. Sellest hoolimata seda topid terve maailm täis. Põhimõtteliselt, kuna ta oli niivõrd soodne ja mugav ja nii edasi on ju, et siis terve maailm heitati seda täis. Ja ütleme nii, et Euroopa Liidus keelustati asbest alles 21. sajandi algus.
ehk siis üle 100 aasta said sõna otseses mõttes mürgitajad möllata, teades ise, teaduslikult ei tõestatud, et see kõik on mürgine ja kahjulik, aga no vahet pole, business first on ju, noh, et möll on. Et sul on nagu mõnes mõttes nagu sama lugu, et sa tuled mingite uute materjalidega, mille tegelikult toimekindlus, sest sa ei saa veel kindel olla selle pärast, et on startup, ta alles alustus on ju, noh okei, segan seent saepuruga on ju, äkki on tervislik, äkki ei ole on ju, et tuleb äkki hiljem üldse välja on ju, et mõnes mõttes sa oled ikkagi võtnud nagu riski endale, üks selle sama startup'iga, teine sellega, et sa lähed nagu ütleme nii-öelda väga ohtlikusse valdkonda, noh ütleme, kui see Aasi business kõribeb, siis tavaliselt inimesed surma ei saa, on ju, et aga sul võib olla juhtuda siin, et noh, et sa mürgitad terved põlvkonnad ära, on ju, et noh, et kas liiga suureks see riskikogus ei lähe siin? Ei lähe, on vist, ma arvan, lühike vastus. See on see imposter jälle. Ei, me teeme kõike kaalutletult. Ei, tõsisemalt rääkides, see on kindlasti, noh, see on üks vertikal ja on nii-öelda uued tehnoloogiad, et noh, loomulikult kui me vaatame, noh, me räägime cleantechist laiemalt, me räägime ringmajandusest. Ringmajandus ei ole lihtsalt see, et me oma vanu riideid vahetame, vaid noh, tegelikult on me räägime materjalide, ehitusmaterjalide, tööstusmaterjalide taaskasutamist ja nii edasi, nii edasi, nii edasi, et noh, nii-öelda uued materjalid on üks osa. See on kindlasti noh, nii-öelda üks koht, kus tõesti, noh, seal võivad olla riskid teatud materjalidega ja see on noh, kui ma vaatan ka meie fondi seisukohalt, see on üks selline keerulisemaid kohti, mida hinnata samamoodi ja noh, loomulikult see on nagu see koht, kus on vaja teha ka teaduslikke uuringuid nende materjalide kohta ja tugineda natukene ka teadlastele ja nende arvamusele, et aga noh, eks omad riskid on, aga noh, ma võib-olla fondi seisukohalt ütleks niipidi, et noh, uued materjalid on üks osa sellest, mis me vaatame, et kui me ainult uutesse materjalidesse vaataks, et kuidas uut asbesti teha, et see oleks võib-olla jah, siuke riskantne. Vaata, tarkvara sellise startup'e me oleme Eestis näinud, eks ole. Noh, mis see Fortumogi muud oli, eks ikkagi valdavalt ju väga, noh, tarkvara startup. Kuidas see maailm erineb nüüd selles cleantechis, mis sina räägid? Seal on tarkvaraga võib-olla ju suhteliselt vähem pistmist, see on kas teadus või riistvara või mingi kombinatsioon. Kas seal on võimalik sinu arvates ka näha selliseid rakette, et alguses mõned Tartu poisid tulevad kokku, eks ole, 14 aasta pärast on noh, pool maailma, eks ole, nagu kliendiks saanud. Või minu sisetunne ütleb, et see käib kuidagi teistmoodi see loogika, räägi sellest natuke. Tegelikult jah, hästi, noh, cleantech ma võrdleks seda noh, deep techiga samamoodi, et noh, kus iganes on riistvara siis ka seotud, et noh, igasugune selline noh, turule tuleku aeg on oluliselt pikem. Et noh, jah, seal sõltub ettevõttest, aga noh, kui me räägime SaaS-ärist, noh, me võime siin, teeme midagi 6 kuu pärast on juba MVP turul ja saame mingit tagasisidet, hakkame toimetama. Noh, mis nagu sellise teadmismahukama äri puhul, noh, iseärasus ongi see, et see turule tulemine või esmane turu tagasiside võtab rohkem aega, sest on vaja nii-öelda leiutada. Et noh, kas me loome laboris siis mingeid rasvuõlisid, mis peaks kunagi siis asendama palmi või kookosõlid või loome mingid materjali, et noh, siin see nagu R&D võib võtta, noh, ma ei tea, aastast kuni, ma ei tea, 6 kuni 10 aastani. See on see erinevus. Mis nüüd nende ettevõtete puhul on erinev cleantechis, on see, et sellised ettevõtted on ka oluliselt rohkem varmad kasutama igasuguseid grante ja teadusarenduse grante. Ehk siis noh, tihtilugu, kui nad jõuavad ka VC-de radarile, siis nad on ennem juba võib-olla 2-3 aastat arendanud või teinud sükest väga tugevat teadusarendustööd läbi siis noh, kas nad on ülikooli spin-offid või kuidagi ülikooliga seotud. Ja nad on olnud rahastatud, aga noh, siis noh, nii-öelda nagu investeerimismaailma keeli nagu non-dilutive raha kaudu. Aga jah, lihtsalt turule tulemise aeg ja see koht, et noh, sa teed ja siis avastad, et noh, tegelikult võib-olla seda vaja ei ole, et noh, see on jah, oluliselt teistsugune. Kes on teie tüüpi fondi LP või ühesõnaga siis limited partner, eks siis kes teile raha annab, et
kes üldse on huvitatud sellisest riskantsest valdkonnast ja noh, eks tema ka diferentseerib oma portfelli ja nii edasi, eks on ju, aga kui te müüsite oma fondi, et kas teil kujunes kuidagi välja ka see profiil, et kellele te väga meeldite? Jaa, ma kohe vastan sellele, ma ennem ütlen ühe natukene kaugema loo sinna juurde, nagu te aru saate, mulle meeldib rääkida. Et see on okay. Kui jääd pärast exitit jääd koju, et siis noh, kellegagi tahaks vahepeal rääkida. Lõpuks ometi keegi helistas sulle, Martin, küsib su tarku mõtteid. Jah, täpselt, aga ühesõnaga mõte siis selles, et noh, miks me ka nii-öelda cleantechi suunda läksime, et üks asi on noh, nagu enda soov, me nägime turuniši, aga teine pool, et kui me vaatame, mis maailmas muutub, see nüüd läheb selle LP-de jutuga kokku, ma luban teile, aga et kui me vaatame, mis Euroopas järgmised 10-20 aastat muutub, on see, et meil on kliimaeesmärgid. Noh, kas me neid nagu sellisel kujul saavutame või mitte on iseasi. Teatud kohtades tekitanud väga paksu verd, aga üldises plaanis me oleme lükanud rongi liikuma ja me peame tegema mingeid muudatusid. Kõik need ekstreemsed ilmad viimased, ma ei tea, 5 aastat Euroopas noh, näitavad ka seda, et noh, kliimas on toimunud muudatusi. Ehk siis, kui me võtame üldiselt, et me näeme, et viimased 10 aastat on hakanud toimuma järk-järguline kapitali ümberpaigutamine selleks, et ja investeeritakse enam puhta majanduse tehnoloogiatesse. Ja seda nüüd väga tugevalt toetavad taga erinevad siis Euroopa kliimamajanduse direktiivid, kus siis noh, tulevad ka teatud normid, et noh, me rääkisime siin ehitustest, aga noh, nii-öelda hoone ehituses on täna juba teatud normid, mis panevad teatud nii-öelda majandussuundi liikuma ja otsima alternatiive. Noh, teine pool, mis on ka maailmas muutunud on, et võib-olla 10 aastat tagasi, noh, kui me vaatasime Euroopas, hästi palju sukest nagu cleantech startup olid sellised, et teeme midagi hästi nunnut, seda, et noh, jääkarud jääks ellu. Et täna me näeme, et järjest enam on loodud ettevõtteid, mis on noh, nii-öelda enne kõike ettevõte, mis loob klientidele lisaväärtust ja selle nagu jääkprodukt on see, et on kliimaneutraalne. Ja see on nüüd see koht, et kui me vaatame, et järjest enam on iga aasta-aastalt suurenenud investeeringute maht cleantechi, järjest enam uued fondid, mis Euroopas on tulnud, on ka nii-öelda võtnud osaks, kuna ta ei ole täielikult, aga osaks oma mandaadiks cleantech, siis see tundub meie jaoks nagu see koht, et kui toimub selline suur kapitali ümberpaigutamine Euroopas, siis see on nagu see koht, mida nagu suures plaanis makrotrendina, millele tasuks panustada. Sest seal on väga oluliselt tugev turutõmme. Ja see oli nüüd ka üks teesidest või üks osadest, millega me siis oma investorbaasile lähenesime. Nüüd, kui kõik hästi ausalt ära rääkida, siis meie kõige suurem investor fondis on SmartCap, ehk siis osalt Eesti riik. Kui me SmartCapi välja jätame sellest, siis me keskendusime sellele, et me tahtsime teha oma first close'i võimalikult kiiresti, me keskendusime Eesti ja Baltikumi siis high net worth individualitele, ehk siis rikastele inimestele. Rikastele inimestele. Vabandust, rikastele inimestele. Ja mõte oli selles, et kuna me nägime, et tegelikult turul oli hästi palju põnevat, me tahtsime võimalikult kiiresti raha kaasata. Ja et me saaks selle fondi püsti. Ja me tegime selle raha kaasamise kuskil 4-5 kuuga. Ja me saime, me täna investeerime 32 miljonilisest fondist. Ja me täna veel kaasame juurde, et jõuda sinna 40-50 miljonini. Aga me hakkasime kaasama tol hetkel, kus siis nii-öelda klassikaline startupi investor oli ära hirmutatud. Ehk siis eelmise aasta suvel päris paljud kõik, kes on startupidesse investeerinud, teadsid, et hakkasid tulema nii-öelda nagu secondary dealid, kus olid, ma ei tea, meie suurematel startupidel olid seal mingi 40%, 30%, 50% allahindlused viimasest ringist. Ja selline meie klassikaline startupi varaklassi investeeriv investor oli kindlasti nagu üle hea tava rohkem allokeerinud sinna riskantsesse varaklassi ja neid ei tahtnud juurde panna. Ja kindlasti oli erinevad põhjuseid, võib-olla meie ei meeldinud ka, aga seda otse ei öeldud. Ja me teadlikult vaatasime pigem siis Eesti ja Baltikumi siis ettevõtteid ja ettevõtjaid, kes on seotud nende valdkondadega, kelle ärisid hakkab mõjutama
siis nii-öelda Eestis rohepööre kõlab halvasti, aga me räägime siis puhtale majandusele üleminek ja kes näevad nii-öelda võimalust ja ohtu sellest. Ehk siis me vaatasime päris palju ehitussektorit, me vaatasime puidutööstust ja puidu väärindamist ja vaatasime nii-öelda nagu teistsugust kontingenti Eestis, kes võib-olla klassikaliselt startupidesse polnud investeerinud, aga kelle ärid kindlasti järgmise 10-20 aasta jooksul muutuvad ja peavad muutuma ja nemad nägid selles ühest küljest nagu finantsinvesteeringu võimalust ja teisest küljest nad nägid, et see annab neile ka nagu hea tagasiside või sisendi, et nad näevad neid asju, mis võivad nende ärisid mõjutada ja äkki saavad sealt midagi ka enda kasuks tööle panna. Okei, puht saate lõpuks nii-öelda viimase küsimusena. Sa ütlesid enne väga ilusti, et majandus on tsükliline, kõik teavad, eks ole. Poliitika on ka mingis mõttes tsükliline ja nagu me vaatame USA presidendivalimiste tulemusi ja me vaatame siin Euroopa valija meelsust, eks ole, me vaatame, mida räägitakse elektriautode turu kohta ja millist hävingut sinna kuulutatakse, et no tunne on, et see pendel sõidab praegu teisele poole või et inimestel on sellest mingisugusest vahepealsest rohehurraast kõrini saanud ja kõik ütlevad, et kaevame naftat edasi, tahame hästi elada. Kas see on mingi vahepealne selline väike tagasilangus? On see tegelikult meelsuse muutus? On see, kui küünilisemalt mõelda, mingisugune hingetõmbe aja tekitamine nii-öelda läbi meedia ja läbi sellise surve, et kõik ikkagi jõuaksid oma raha naftast ära viia ja rahulikult uude majandusse ümber grupeerida? Mis asi see on? Kuidas sa vaatad seda? Ja võib-olla USA natukene, USAs kindlasti see pendel läheb teise suunda, aga USA on ka natukene teistsugune kui Euroopa, sest Euroopas kogu see nii-öelda ühe inimese mõju või ühe riigi mõju ei ole nii suur, et USAs see pendel saab käia oluliselt kiiremini, et Euroopas kõik need välbad võtavad aega, see on üks asi ja kindlasti siin on toimunud jahenemist ja põhiliselt siis igasuguste elektriautode suuna pealt, aga päris paljud asjad on ikkagi nii-öelda nagu läinud liikuma ja teine pool on ikkagi see, et mis me näeme, et meil ei tehta täna nii väga sellist, et ma teen sellise ettevõtte, sest tekkis selline EU direktiiv. Ja pigem nagu leitakse just nagu võimalusi, et üks pool on ringmajandus, aga me loome jääkproduktidest nii-öelda nagu win-win lahendusi, et me võtame kellegi nagu jääkprodukti ja loome sellest lisaväärtust. Ja see on hästi oluline, et kui me võtame ka Eesti ettevõtte UpCatalyst, et kes siis ühest küljest püüab õhust CO2, millega ta saab siis nii-öelda nagu süsinikkrediiti vahetada, teisest küljest toodab sellest siis grafiittorusid, mida on elektriautode akude jaoks vaja. Et see on täpselt selline nagu ehe näide, et me võtame nagu mingit, me seome ära süsinikku, mida meil on nagu nii vaja teha ja loome sellest midagi, mida meil on kuskilt vaja kaevandada. Ja sellist laadi ettevõtteid tekib täna palju rohkem, et kindlasti tekib mingil määral tagasilöök, aga teisest küljest me näeme, et luuakse rohkem ettevõtteid, mis loovad päris väärtust ja mis ei ole lihtsalt selle tõttu, et ta meigib sensi, sest seal on mingid riigi toetused taga. Hüva, meie saateaeg on läbi, aitäh sulle, Martin, et said oma mõtted ära rääkida ikkagi ja vaatame, kuidas siis fondil läheb, me ootame sind siia kindlasti tagasi, sest roheteema on või selline ühiskonna ümberkorraldamise teema lähtuvalt rohkem looduse vajadustest on asi, millest me räägime siin veel ja veel. Aga aitäh kõigile kuulajatele ja kohtume nädala aja pärast. Ettemõte. Roonemaa ja Kotka idupodcast. Henrik Roonemaa ja Taavi Kotka räägivad igal kolmapäeval sellest, kuidas Eesti 1000 korda suuremaks teha. Ettemõte.